loobu minust ega jäta mind maha. Ja see on mind tegelikult elus väga-väga palju edasi aidanud. Me lähme kohe Jumala sõna juurde. Hebra 13. 5-6 ma loen. Teie meelelaad olgu rahahnuseta, olge rahul sellega, mis teil on, sest tema on öelnud, ma ei hülga sind ega jäta sind maha. Ja nii võime julgesti öelda, issand on minu abimees, ma ei karda, mis võib inimene mulle teha. Amen! Vägev tõotus, vägev tõotus. Kas sa tead, et kõik Jumala tõotused, mis Jumal on tõotanud, ei manifesteeru sinu elus automaatselt? Tead sa seda? See, et sa tead, on hea algus, aga vähe kasu. Sa pead seda uskuma. Amen. Ja usk on aktiivne. Usk on aktiivne. Vahest, kui sa inimestega räägid tänava peal, siis teate, usklik on väga isiklik asi. See on väga isiklik asi minu ja Jumala vahel. Tead, usk on midagi, mis on väga aktiivne, mis on nähtav teistele, et sina oled uskumas seda, mida Jumala sõna ütleb, mitte seda, mida sa tunned. Ja nii nagu meid on õpetatud, 3 kirja kohta vähemalt, mis seda kinnitab. Nii et läheme kohe järgmise kirja juurde, 5. Mooses. 31 peatükk. Ja 6. salm. Olge vahvad ja tugevad, ärge kartke ja ärge tundke hirmu nende ees, sest Jehova, su Jumal, käib ise ühes sinuga. Ta ei lahku sinust ega jäta sind maha. Amen. Ja me võtame kohe 3. kirjakoha juurde, ka siia juurde. Joosua 1 ja 5. salm. Ükski ei suuda sulle vastu panna kogu su elu ajal. Nõnda nagu ma olin Moosesega, nõnda ma olen sinuga. Ma ei lahku sinust ega jäta sind maha. Kas sa tead seda, et Piibel ei ole ajalooraamat? Amen. Vahest ka tänava peal. Meil oli Kertiga väga tore juhtum. Kõigepealt ta ütles kohe, et ta on ateist. Ja nii nagu me rääkisime talle Jumala sõna, ta kohe muutis oma meelt. Siis ta hakkas rääkima, mis kogudustes ta kõik on käinud. Ateist käib kogudustes. Ja siis tegelikult ta ei olegi, ta tegi nalja. Ja siis nagu sa jälle tulid Jumala sõnaga, nii ta jälle muutis oma arvamust. Ja jälle tuli ja ütles, et tegelikult ta teab päris palju Jumala sõnast. Ja siis ütles, see ei ole ajalooraamat. Amen. Jumala sõna ei ole ajalooraamat. Nii nagu ta siin ütleb Joosuale, või tähendab, ta ütles, nii nagu Moosesega ma olin, nii ma olen sinuga. Ma ei lahku sinust ega jäta sind maha. Ta ütleb seda täna sulle täpselt samamoodi. Ja nii nagu ma lugesin see Hebra 13, 5-6, ta ütleb, et ma olen sinu abimees. Kas sul on vaja abi? Jaa, iga päev. Tead, kui sa oled ettevõtja, 100 erinevat regulatsiooni ja seadust, mis tuleb, ja sa pead seda kõike teadma ja täitma. Sul on vaja abi. Ja isegi töötaja täna, vanasti oli lihtne. No, ma arvan, et oli vähe lihtsam, kuidagi oli kõik ette antud, mis sa pead tegema. Kas õpetajal on täna vaja abi? Jaa. Ma nägin ühte saadet seal, telekas nende teismelistega, mõtlesin, ma ei tahaks küll teismelistega ise olla. Ma olen noortejuht. Tuletas mulle meelde, ma olen noortejuht. Mul on vaja abi. Amen. Kes on parim abimees kui Jumal? Iga päev, mis iganes sa oled tegemas. Kas pensionäril on täna vaja abi? Jaa, meil kõigil on vaja abi ja Jumal on meie abimees. Mis saab olla parimat? Kui Jumal, mõtle, maa ja taeva looja, inimese looja on sinu parem käsi, sinu abimees. Amen, lihtsalt pöörduda poole ja ta tuleb ja ta aitab sind. Kas me tunneme alati, et Jumal on meiega? Iga hommiku tunned üles, tõused üles, Jumal on minuga, kohe siuke tunne on peal. Ma kahtlen. Sa ei pruugi seda tunda ja sa ei peagi seda tundma. Tead, millal sa eriti ei tunne seda, et Jumal on sinuga? Siis kui asjad on halvasti. Sa mingi rünnakut all, terviseprobleemid, suhteprobleemid, raha puudusega, mis iganes. Kuidas siis selle tundmisega on? Jumal on minuga. Vahest ma olen olnud haige, mingi haiguse rünnaku all, nii et mul ei ole isegi jõudu olla, et palvetada. Või kas su tunded võivad sulle valetada? On valetanud? Kas Jumala sõna on sulle kunagi valetanud? Ei. Ainuke tõde siin maailmas on Jumala sõna. Mõni inimese ainuke tõde on see, et kindel, kuidas ta sõidab ühest A-st kohta B. Teate, inimestel on oma harjumused, jah? A-st B, tal on kindel marsruut, kuidas ta sõidab. Ja kui keegi teine on sõitmes ja ta istub seal kõrvast, ütles,
sa sõidad valesti. Jan oli nii hädas minuga alguses, kui me tuttavaks saime, sest tema ei ole sündinud siin linnas ja tema kasutas teisi teid. Ja iga kord, kui ma autosse sõitsime, ta hakkas sõitma, ma ütlesin talle, sa sõidad valesti. Ainuke tõde on siin raamatus. Amen. See on tõde. Mitte see, kuidas kuhugi jõuda või kuidas inimesed teevad erinevat voodi asju. See ei ole tõde. Jumala sõna on tõde. Amen. Kas sa tead seda, et me oleme sõjas? Ma ei taha seda juttu kuulda. 2,5 aastat. Kogu meedia räägib sõjast. Ma tulin Jumala juurde, ma mõtlesin, et nüüd on kõik hästi. Nüüd on rahu, rõõm, ei ühtegi muret ega probleemi. See on illusioon. Mõni justkui Jumala juurde tuleb, satub alles sõtta. Ja ta mõtleb, huvitav, mul oli vanasti suht rahulik elu. Jaa, sest sa olid selle vaenlase poolel sõdisid. Amen, sa olid kuradi poolel, sul oligi rahulik elu. Nüüd sa tuled Jumala juurde ja nüüd kuidagi hakkab mingi torm hakkab pihta. Sa oled sõjas, kas sa tead seda? See ei ole üldse nali, me oleme vaimses sõjas. Me lähme Efeslaste 6. peatükk. Ja me loen 10. Lõppeks, mu vennad, saage vägevaks issandas ja ta tugevuse jõus. Varustage endid kogu Jumala sõjavarustusega, et te suudaksite seista kuradi kavalate rünnakute vastu. Sest meil ei ole maadlemist vere ja lihaga, vaid valitsuste ja võimudega, selle pimeduse maailma valitsejatega, taevaaluste kurjuse vaimudega. Sellepärast võtke kätke, ma korraks peatun. Miks meil oleks vaja sõjavarustust, kui me ei ole sõjas? Miks meil oleks seda vaja? Sa ju käi tänaval kiivri ja rüüga ja iga päev lähed tööle, paned kiivri, et Sander, vaata, naerad, tema käib selle kiivriga ja varustusega, jah? Aga tavainimene ei tee seda. Või teed sa seda? Võib-olla ma olen valesti aru saanud. Ei, sa ei lähe selle rüüga ja mõõk ja siis see kilp ja kiiv. Sa ei tee seda, on ju? Aga Jumal ütleb, et võta kogu tema sõjavarustus. Kui me ei ole sõjas, miks me peaksime seda võtma? See tähendab, et oleme sõjas. Meil on üks vaenlane. Kurat, ja me oleme temaga sõjas. Sellepärast me peame võtma Jumala varustuse, sõjavarustuse. Kõik Jumala sõjavarustuse, et te suudaksite vastu panna kurjal päeval ja jääda püsima. Kui te olete kõik sooritanud, siis seiske nüüd ja teie niuded olgu vöötatud tõega. Ja teil olgu seljas õiguse soomusrüü ja kingadeks jalas, valmidus rahu evangeeliumi kuulutamiseks ja kõige selle juures haaraka usukilp, millega te võite kustutada kõik tigedad tulised nooled. Ja võtke enesele päästekiiver ja vaimu mõõk. See on Jumala sõna. Iga palve ja anumise kaudu palvetage igal ajal vaimus. Ning olge selleks valvel kõige püsivusega ja eest palvetega kõigi pühade eest. Niisiis, me oleme sõjas. Ja sul on vaja varustust, et see sõjas olla edukas. Amen. Ja ma arvan, me kõik tahame olla edukad. Ja mõistad seda, et me kõik oleme osalenud kunagi mingisugustel võistlustel. Kas on hea minna võistlusele, kui sa oled ette valmistatud? On hea. Sa oled eelnevalt treeninud, sa oled eelnevalt midagi, mis iganes, kus sa siis osaled, kas ma ei tea, mingi mälumängul või sa oled mingi spordivõistlustele või mis iganes, kus sa osaled. On hea, et sa oled ette valmistatud. Meil on võimalik ette valmistada iga päev. Amen. Et olla edukas, et vastu panna kuradile. See on illusioon, et sa oled Jumalaga käimas ja sinu elu on üks roosa mannavaht. See on illusioon. Varem veel, kui sa ei olnud koos Jumalaga, kui sa nüüd oled, sul on vaja seda sõjavarustust. Sa ei pea vastu muidu. Kas sa tead, et kurat on kavalam kõigest? Ja ta käib ümber, et otsida, keda neelata. Ja ta ei paku sulle head elu. Ei, ta on tulnud sind tapma. Ma ei taha jälle kuulata seda juttu, mis tapmise juttu. Me peame, sest mõistad, sa ei ole muidu ette valmistatud. Sa ei ole muidu varustatud, sa ei tee seda. Kes läheb praegu Ukraina sõjas, kui on lahing, lähevad võistlusele ilma selle rüüta? Keegi. Võtavad relvad, see on reaalne. Ja tead, et meie see vaimusõda on sama reaalne. See ei ole illusioon. Kui me näeksime vaimumaailma enda ümber, me näeme meie ingleid. Amen, aga me näeme ka neid kuradit ja me näeme neid kurje vaime.
Me näeme seda isegi, kui sa oled tänaval evangeeliumi kuulutamas. Sa näed, kuidas inimesed on seotud kurjade vaimudega. See on reaalne. See on väga reaalne. Aga sama reaalne on see, et Jumal on meiega. Amen. Seda on meiega. Ja kas sa tead, et sina ja Jumal oled võitmatu tandem? Amen. Sina koos Jumalaga. Mäletate, kui seal kooli ajal teil oli mingi võistlus, rahvaste pall või korvpall või ma ei tea. Ja siis valiti meeskonnad. Ma tahan seda enda meeskonda, ma tahan teda enda meeskond. Oli, mäletate? Mõned olid väga head, neid kohe taheti. Sul on kõige parem, sul on superstaar sinu meeskonnas. Amen, võitmatu. Mõistad? Sinuga koos, iga päev. Aga kuidas sa saad selle? Usu läbi. Sul ei ole mingit muud võimalust. Me saame kõik Jumala tõotused usu läbi. Amen, amen. Lähme Rooma 8. Mis me siis ütleme selle kohta, kui Jumal on meie poolt, kes võib olla meie vastu? Rooma 8, 31-32. Tema, kes oma poegagi ei säästnud, vaid loovutas tema meie kõikide eest. Kuidas ta ei peaks siis tema meile kõike muud annetama? Amen. Kui Jumal on meie poolt. Kas Jumal on sinu poolt? Aga sa pead teadma seda ennem. Ja teadmisest ei piisa, sa pead seda ka uskuma. Et Jumal on minu poolt. Amen. Kui Jumal on minu poolt ja ta on minu poolt, kes saab olla mulle vastu? Mitte keegi. Mitte keegi. Ja mul on need võitlused ja mul on need rünnakud. Aga ma olen võitmatu. Võitmatu koos Jumalaga. Ja ainult koos Jumalaga. Ja ma ei pea seda isegi tundma. Ma ei pea seda tundma. Kui ma tean, on hea, aga kõige olulisem on, usun, et Jumal on minuga. Amen. Vanas testamendis on hästi huvitav, kui sa hakkad lugema järjest Vana testamenti, üks võitlus teise otsa, üks lahing teise otsa. Kui nad tegid nii, nagu Jumal ütles, võit võidu järel. Kui nad ei teinud nii, nagu Jumal ütles, kaotus, kaotus. Amen. Ja meie elus ei ole mitte midagi muutunud muuseas. Ja me ei ole täna reaalses lahingus, jah? Me oleme vaimuses sõjas, aga mitte midagi ei ole muutunud. Kui me teeme nii, nagu Jumal ütleb, siis me võidame. Amen. Ja kui me ei tee nii, ja kui me tahame oma tahtmist, ja me teemegi oma tahtmist, väga võimalik, et sa kukud läbi. Vaatame korraks seda Taaveti ja Koljati lugu. See oli väga huvitav, kes jälgis Keith Moore'i konverentsi see nädal. Mul oli ausõna see jutlus valmis kirjutatud ja siis ma kuulasin reedel Keith Moore'i ja ta rääkis Taavetist ja Koljatist. väga heaks nagu kindluseks. Aga vaatame 1. Saamueli ja 17 peatükk. Taavet. Kas sa tead, kui suur see Koljat oli? Kui AI ei valeta, siis umbes 3,5 meetrit. No see on monster. See on monster. 3,5 meetrit. Vaata 2 meetrini inimene minu jaoks on juba suur. 3,5 meetrit. Monster. Ma loen 37. Taavet ütles, küllap Jehova, kes mind on päästnud lõukoera ja karu küüsist, päästab mind ka selle vilisti käest. Siis ütles Saul Taavetile, mine ja Jehova olgu sinuga. Ja Saul pani oma riided Taaveti selga, andis temale vasküpara pähe ja pani temale raudrüü selga. Ja Taavet pani tema mõõga enesele riiete peale vööle ja katsus kõndida, sest ta ei olnud harjunud nendega. Aga Taavet ütles Saulile, ei, mina saan nendega käia, sest ma pole harjunud. Ja Taavet võttis need oma seljast ära, siis ta võttis kätte oma kepi ja valis enesele ojast 5 siledat kivi ning pani need karjase pauna, mis tal oli lingu kivi kotiks. Tal oli ling käes ja ta astus vilistile vastu. Ja vilist tuli ning ligines ühe Taavetile ja mees, kes kandis ta kilpi tema ees. Kujutame seda pilti, jah. Siuke 3,5 meetrit see monster, kui tuleb oma täis. Inimene, kes kannab kilpi tema ees, jah. Ja siis see Taavet, kes võttis selle rüü ära, sest ta ei olnud harjunud. Tal on siis see väike kepp ja siis need 5 kivi. Kujutad sa seda pilti ette, jah?
ma mõtlen, see usk, mis Taavetil oli. Mõistad? Kui sa juba inimlikult, kui ma juba näeks kedagi, mingit kolli tuleb ja siis ma lähen taga lihtsalt tema vastu. 42. Vilist silmas ja nägi Taavetit, aga ei pannud teda millekski, sest too oli noor, punapalgeline, kauni välimusega. Ja Vilist ütles Taavetile, kas ma olen koer, et sa tuled mu juurde kepiga. Ja Vilist sajatas Taavetit oma jumalate nimel. Kas te olete seda tähele pannud? Sellel koljatil olid oma jumalad. Jumalad. Millegipärast nemad ei aidanud teda. Siis ütles Vilist Taavetile, tule mu juurde ja ma annan su liha lindudele, taeval ja loomadele välja. Aga Taavet ütles Vilistile, sina tuled mu juurde mõõga piigi odaga, aga mina tulen su juurde vägede Jehova, Iisraeli väeholkade Jumala nimel, keda sa oled teotanud. Täna annab Jehova sinu minu kätte, et ma sind maha lööksin ja su pea raiuksin. Ja annan vilistide sõjaväe laibad täna lindudele taeval ja mets elajale maa peal. Ja kogu maailm saab teada, et Iisraelil on Jumal. Milline usk? Milline usk? Aga kust Taavet sai selle usu? Ta käis koos Jumalaga. Tal oli ka kogemus, sest ta ütleb, et ta on löönud maha lõvi ja karu, on ju? Ta teadis, et tema Jumal on temaga. Aga rohkem veel kui teadmine on usk. See räägib ühest usust. Kui sa oled väike karjane ja siis sa näed sellist monstrit ja sa ütled, täna annab Jehova sind minu kätte. Usk. Kas ta tundis, et Jumal on temaga see hetk? Mis sa arvad? Mingi selline kõva emotsioon oli. Ma ei usu. Ta uskus. Usk on palju rohkem kui teadmine meie emotsioonid. Meil ei ole vaja mingi kõhutunnet. Meil on vaja usku, et Jumal, mis ta oma sõnas ütleb, on aamen. Ta on minuga. Ta ei loobu minust. Ta ei jäta mind maha. Isegi kui kõik arvavad, et ma ei saa mitte millegi hakkama. Ma olen võitja. Sest Jumala sõna ütleb. Ja me loeme edasi 47 vist. Ja kogu see väehulk saab teada, et Jehova ei päästa mitte mõõga ega piigi abil, sest see on Jehova võitlus ja teine annab teid meie kätte. Ja sündis, kui vilist tõusis ja tuli ning lähenes, et Taaveti kohata, siis ruttus Taavet ja jooksis rinde poole vilistile vastu. Ja Taavet pistis käe pauna, võttis sealt kivi ja lingutas ning tabas vilisti otse ette. Kivi tungis laupa ja ta langes silmili maha. Amen. See on see, mida meie Jumal teeb. Koljatil olid ka jumalad. Inimestel on hästi palju erinevaid jumalaid. Kui sa evangeeliumi kuulutad, siis keegi hakkab rääkima ühte ja teist ja nii edasi. Aga need ei päästa sind. Ja need ei too sulle tervenemist. Ja need ei varusta sind. Sest need jumalad ei ole reaalsed, vaid on ainult üks Jumal. Amen. Taeva ja maa looja, inimese looja, Jumal, kes on meie taevane isa. Amen. Kes ei loobu meist, ega jäta meid maha. Laulud 23. Kui ma kõnniksin surmavari orus, ei karda ma kurja, sest sina oled minuga. Su kepp ja su saud rööstivad mind. Me ei käi reaalselt surmavarju orus. Me saame aru, et see on mingi võrkpilt. Ja? Kas see on see olukord elus, kus sa võib-olla oled väga kuskil maas? Võib-olla sul on mingi väga raske olukord. Võib-olla sul on kokku puutunud isegi surmaga. Ja ta ütleb, ma ei karda kurja. Ükskõik, mis olukorras sa oled, ükskõik kui võimatu see olukord sulle tundub. Ma ei karda kurja. Miks? Sest Jumal on minuga ja ta trööstib mind. Amen. Ja ta annab mulle tarkus, kuidas see olukord lahendada. Tema ise tuleb mulle appi. Minu osa on mis teha? Uskuda. Amen. Uskuda ja rääkida. Usk on aktiivne. Usk ei ole lihtsalt kuskil minu südamesopis. Ei. Usk on see, mida teised näevad. Et ma olen uskumas. Amen. Psalmid 91.
hüüab mind appi ja ma vastan temale. 91:15. Mina olen ta juures, kui ta on kitsikuses, ma vabastan tema ning teen ta auliseks. Jumal on meie abimees. Ta on sinuga kogu aeg. Mis saab inimene sulle teha? Ükskõik, mis olukorras keegi on, ükskõik, kui raske sul võib olla, hüüa Jumala poole, sest ta kuuleb, ta vastab. Aga mis siis saab, kui mina panen mööda? Kas siis ka on Jumal minuga? Kas piiblis kunagi ütleb, et püha vaim, kes välja valati, lahkus? Kui ma olin ise kogudusest eemal päris hea mitu aastat ja ma ei kasutanud võõraid keeli, ma ei palvetanud. Kui sa ei käi koguduses, sa ei käi koos Jumalaga, siis sa ei palveta. Ma tulin koguduse uksest sisse, nagu ma suu avasin, ma rääkisin võõraste keeltega. Sa võid kurvastada püha vaimu, kes on su sees, kui sa elad patus. Aga Jumal ei loobu sinust. Jumal ei loobu sinust, isegi kui sa paned mööda. Mis teeb kristlane, kes paneb mööda? Häveneb kodus. Ei, ta tõuseb üles. Ta tõuseb üles. Ja võimalik, et panin mööda, võimalik, et kukkusin, võimalik, et ma ei murdnud praegu hetke selles olukorras läbi. Mis siis? Ma tulen Jumala juurde. Kas tema on ustav ja annab mulle andeks? Ta on kogu aeg sinu juures, isegi kui sa paned mööda. Mõtle, kõik need kristlased, kes on käinud koguduses ja on täna eemal, püha vaim elab nende sees. Jumal on nendega. Vaata, kui kadunud poeg tuli tagasi, mis Jumal tegi. Meeletu pidu. Kõige parem rüü võeti välja. Anti sõrmus, taastati eelmine olukord. Ja tegelikult ta lisab juurde. Ma olen seda enda elus kogenud kordades ja kordades. Ta lisab juurde. Ta lisab juurde. Ta ainult ei taasta seda eelmist olukorda, vaid ta lisab juurde. Miks? Sest ta on sinuga ja ta ei jäta sind. Ta ei loobu sinust. Võib-olla sa oled kuulnud oma, ma ei tea, võib-olla sa oled paha laps ja kuulnud, ma ei tea, mida iganes oma vanematest. Aga Jumal ei jäta sind. Ta ei loobu sinust mitte kunagi. Igavesti. Isegi kui sa paned mööda. Inimene, kes paneb mööda või elab patus, ta väga ei küsi, et kas Jumal on minuga. Ta väga ei küsi. Miks? Sest ta mõistab, ta on Jumalast läinud eemale. Ja see ei ole tema esimene mõte, kas Jumal on minuga. Aga kui midagi su südas kripeldab, siis sa saad andeks paluda. Siis saad oma asja korda panna ja tulla Jumala ligi. Ja mis Jumal teeb, kui sina tuled talle ligi? Tema tuleb sulle ligi. Amen. Ja see on kõige parem, see on kõige turvalisem koht, kus olla. Amen. See maailm, ma ei usu, et läheb paremaks. Piibel ütleb ka, et maailm läheb aina kurjamaks. Ja et elada võidus, et saada võitu ja püsima jääda, on sul vaja usku Jumalasse. Tema sõnasse. Mitte tundeid. Tunded tulevad ja lähevad. Täna mõtlen nii, täna homme mõtlen mis iganes. Aga mida ma olen uskumas? Mida ma olen uskumas? Et Jumal on minuga. Ta ei loobu minust. Mitte kunagi. Ega jäta mind maha. Amen. Tänaseks lõpetame. Näeme järgmistel koosolekutel.